Noor. Tere tulemast kuulama podcasti Tule, räägime päriselt, kus räägime asjadest nii, nagu need on. Otse, ausalt ja ilma ilustamata. Täna võtame fookusesse noorte majandusliku toimetuleku. Teema, mis puudutab otseselt paljusid noori üle Eesti. Me räägime elukallidusest, õppimise ja töötamise tasakaalust, eluaseme kättesaadavusest ning sellest, mida saaksime teha paremini, et noorel oleks võimalik enesekindlalt iseseisvuda. Täna on minuga siin Eva-Maria Hanson, kes on MTÜ Eluks valmis eestvedaja. Tema juhitavad koolitused annavad noortele praktilisi oskusi iseseisvaks eluks. Tere! Tere! Siis on meil siin Triinu Artma, kes töötab Töötukassas karjäärinõustajana ning puutub igapäevaselt kokku noorte väljakutsetega. Tere! Tere! Ning siis on meil siin ka Ronja Ansman, kes on Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees. Tere! Nagu tavaks on saanud, siis ma kõigepealt loen ette ühe anonüümse noore päriselu kogemusloo ja siis saame juba küsimuste juurde minna. Ülikooli minnes sain kiiresti aru, et noorte majanduslik toimetulek on paljuski nende enda mure. Kui õppetoetust ei saa ja vanematel pole võimalik toetada, siis jääbki ainsaks variandiks tööle minna ning seda sageli juba esimesel semestril. Mina pidin samuti tööle leidma ja et üldse üüri ja toidukulude eest maksta. See on kõik mõjutanud minu õpinguid. Aega ja energiat on vähe ning hinded kannatavad. Samal ajal räägitakse, kui tähtis on haridus, aga tegelikkuses pole loodud tingimusi, et noor saaks sellele päriselt keskenduda. Kurb on näha, kuidas süsteem eeldab, et kõik noored suudavad end ise ära majandada, samas kui elukallidus aina tõuseb ja toetused ei liigu samas tempos järele. Ma arvan, et alustame laiemast pildist. Seega küsimus teile kõigile, et mida näitab tänane olukord noorte majandusliku toimetuleku kohta ja kas see on siis lihtsalt süke paratamatu nooruse osa või see peegeldab ikkagi ka mingisuguseid sügavamaid süsteemseid kitsaskohti? Kes alustada soovib? Ma võin kohe avada, et minu meelest tänane olukord näitab seda, et noored ikkagi ei tule toime, nii nagu nad siis neid ei toetata piisavalt ja see toetussüsteem ei ole piisav, nii et tänane olukord näitab kindlasti seda, et see on süsteemne siis kitsaskoht ja mitte siis pelgalt nooruse osa. Just, et tõesti need toimivad või siis vastavalt mitte toimivad süsteemid mõjutavad kindlasti ka noorte majanduslikku olukorda ja see peegeldub ka erinevates numbrites. Näiteks kui me räägime NEET-noortest, ehk siis need noored, kes ei tööta, kes ei ole tööga hõivatud või siis ka parasjagu ei õpi, et nende osakaal on kasvamas trendis ja samuti näiteks noorte töötus, kui võrrelda 10-aastast tagust aega, siis 10 aastaga on noorte töötus kasvanud rohkem kui 2 korda. Et need on tegelikult väga muret tekitavad näitajad ja samuti noorte ka siis haridussüsteemis kõrvale jäämine, et ka see on kasvanud. Ma olen ka eelkõnejatega üldiselt nõus, aga samas ma arvan, et me võiksime olla teadlikud ka sellest, et noorte teadlikkus rahatarkusest ja ka investeerimisest on aastatega tegelikult päris palju tõusnud, mis tähendab seda, et kui me räägime näiteks 20 või 10 aasta tagusest ajast, siis võib-olla nad isegi ei osanud sõnastada neid probleeme, mis neil olid, või nad isegi teadnud, et see on probleem, et mul raha ei ole. Tänaseks me oleme juba investeerimisest ja rahast nii palju rääkinud, eriti noortega, et võib-olla lihtsalt need probleemid on rohkem kuulda. Ma muidugi ei pisenda neid probleeme, aga lihtsalt see on üks faktor, mis võib olla mõjutanud seda, et praegu meile tundub, et noorte probleemid on palju suuremad kui varem seoses rahaga. Paljud tudengid töötavad õpingute kõrvalt märkimisväärse koormusega, mis on tegelikult võrreldav siis poole või täiskoha tööga ja selline tempo muudab õppimise ja töö ühendamise päris keeruliseks. Et mõne jaoks on see töötamine vajalik eelkõige majandusliku ellujäämise nimel, aga teised näevad selles jälle võimalust kogemusi omandada ja seda oma karjääri juba alustada. Et Triinu, Eurostudent 2022 andmetel töötab Eestis ligi 70% tudengitest õpingute kõrvalt ja paljud neist teevad siis üle 20 tunniseid töönädalaid. Et kuidas mõjutab selline koormus nende õppetööd ja vaimset heaolu?
Tegelikult seesama Eurostati uuring näitab ka seda, et kui noored töötavad 20 ja rohkem tundi nädalas, siis nende tegelik koormus on 40 tundi, mõnel isegi 60 pluss tundi nädalas. Kui me siia võtame juurde ka õpingud, koolis käimised, koha peal, ka iseseisev õppimine. Nii et tegelikult see koormus, mis tudengitel on, kes töötavad õppimise kõrval, on tegelikult väga-väga kõrge. Ja loomulikult see mõjutab nende õppetööd, mõjutab ka nende vaimset heaolu, et kui me räägime sellest, et kus siis noored aega leiavad või kus nad nagu kokku tõmbavad, on tihtipeale just see iseseisva õppimise pool. Ja kui nad õpivad vähem, nende õppetulemused langevad ja seetõttu suureneb ka oht koolist välja kukkuda. Lisaks sotsiaalne pool, neil ei ole nii palju aega oma sõpradega aega veeta, kas või erinevates õpilasorganisatsioonides osaleda. Ka see tegelikult mõjutab vaimset tervist ja rääkimata muidugi üldine koormus, väsimus, unetus, stress. Et erinevad uuringud on ka näidanud seda, et näiteks üliõpilaste seas ligi pooled õpilased on tundnud emotsionaalset ülekoormatust. Et see kõik on tegelikult jällegi väga muret tekitavad näitajad. Ronja, äkki sa oskad kommenteerida, et millest tulenevalt asuvad tudengid kõige sagedamini tööle, et kas see on pigem siis majanduslikest raskustest ehk siis rahalise sunni tõttu või on see ikkagi soovist varakult kogemusi koguda ja karjääri alustada? No kindlasti mõlemad, et kooliperioodil ikkagi siis õpilased töötavad siis selle jaoks, et raha teenida ja nad on sageli sunnitud seda tegema, aga siis sessi perioodil ja siis kui on puhkused, et siis tehakse pigem, kas minnakse praktikale või siis tehakse erialast tööd, et kindlasti on soov teha seda erialast tööd ja teha karjääri juba varakult alustada, aga jah, et olude sunnil siis kindlasti tehakse kooliperioodil just tööd selle jaoks, et siis just raha teenida. Eva-Maria, millised on noorte suurimad raskused, kui nad püüavad siis ühtlasi õpinguid, tööd ja iseseisvumist tasakaalustada? No ma arvan, et tasakaalu hoidmine ongi see kõige olulisem märksõna, mis tekitab väga palju raskusi ja olles ise ka sellepärast läbi põlenud, et ma õppisin ja töötasin samal ajal, siis see on väga-väga suur ka tabuteema siiski ühiskonnas, et kui su vanemad ei saa sind toetada või sa ei saa eriala või tulemusstipendiumi ja sa pead tööl käima, siis mida sa tegelikult teistmoodi teed, sul ei olegi mitte midagi muud teha, kui sa pead selle nii-öelda ära kannatama, sealt läbi natuke pressima ennast ja sul ei olegi rohkem tegelikult strateegiaid, kuidas siis sellest natuke ebakindlast noorusest nagu läbi rühkida ja ma tean, et minu vanemad vähemalt küll on mulle rääkinud, noorus ongi selline aeg, kus on raske, kus on hästi palju ebastabiilsust, kus on hästi palju küsimusi, hästi palju ebakindlust oma valikute, oma tuleviku osas, mis viib meid ikkagi sinna, et kogu see emotsionaalne ebakindlus tekitab omakorda väga palju stressi ja omakorda väga palju sellist emotsionaalset koormust. Ja nagu siin ka öeldi, need tunnid, mis siis töötavatel tudengitel või õpilastel nädalas tegelikult kokku tulevad, siis kogu see emotsionaalne küsimuste rägastik, mis su peas samal ajal tegelikult on enamus noortel, tekitab seda stressi veel rohkem juurde. Oma kodu leidmine ja iseseisumine, oma kodu leidmine on iseseisumise loomulik osa, aga paljude noorte jaoks võib see kujuneda paraku kõige suuremaks takistuseks. Meil on kasvavad üürihinnad, kasvavad eluasemekulud ja see sunnib paljusid siis jääma pikemaks ajaks vanemate koju või siis üldse siis sellest eluaseme mõttest loobuma. Seega ma küsiksin teilt kõigilt, et kuidas mõjutab eluasemekriis noorte iseseisvumise võimalusi ja kas see lükkab siis edasi ka muid eluetappe nagu pere loomine, karjääri loomine? Ma tean enda käest ja oma tööst ja ka oma sõprade juttudest, et esiteks on sul üsna võimatu noorena kodu osta. Sul peab olema ikka väga head kaardid olema käes, et sa saaksid noorena kuskil 20-selt endale kodu osta tänapäeval. Samas, kui ma käin koolidesse rääkimas ja eluks valmis valikainet andmas, siis noortel on tegelikult selline mingisugune uskumus,
et nad lõpetavad gümnaasiumi ära, siis nad kindlasti ostavad endale kinnisvara, nad hakkavad investeerima, siis nad ostavad uue kinnisvara, hakkavad seda välja üürima. Et neil tegelikult on nagu hästi suur oskus unistada ja unistada ka rahast ja unistada tarkadest investeeringutest, aga tegelikult nagu sa ütlesid, siis selle esimese sammu tegemine oma kodu omamisel on väga-väga keeruline. Ja no loomulikult üüriturg on ka meil Tartust, tean mina võib-olla natuke rohkem kui Tallinnast, aga Tartus on üüriturg üsnagi selline, ta on hästi äärmuslik, et sul on selliseid kortereid, mis võib-olla on väga kehvade tingimustega, küll odavad, aga väga kehvad elukvaliteedi tingimustega, või siis teisest küljest väga okei koht, kus elada, aga väga kallis. Ja siis see noor peabki seal kahe vahel nagu natukene balansseerima, et mis on talle olulised väärtused, mis on temale vajalikud elamistingimused ja nii edasi. Triinu, oma karjäärinõustaja töös, kui paljudel noortel on elamiskoha ja liikumisega seotud muresid, nagu näiteks transpordi või elukoha kauguse tõttu, et kuidas neid teemasid üldse karjäärinõustamises käsitletakse? Kindlasti tulevad karjäärinõustamisele ka päris paljud need noored, kes elavad suurtest linnadest eemal, kes elavad maapiirkonnas ja seetõttu nad sõltuvad väga paljust ühistranspordist, kuidas see liigub, mis kellaaegadel, õppimisvõimalused, töövõimalused, kõik on selle võrra teinekord päris palju piiratud. Need noored, kellel on juhiload ja oma isikliku sõiduauto kasutamise võimalus, nendel on muidugi tunduvalt lihtsam, nad on tunduvalt liikuvamad, aga karjäärinõustamisel, kui minu juurde tuleb noor, kes elab maapiirkonnas, kus on keeruline ühendus, siis me saamegi lähtuda sellest, mis on praegu hetkel tema võimalused. Kaardistame tema olukorra, arutame neid koolitusvõimalusi, õpinguvõimalusi, töövõimalusi, vaatame, et millised on siis need ettevõtted, mis on noore kodu lähedal, võib-olla ka need ettevõtted, mis pakuvadki natukene paindlikuma tööajaga tööd, praktikavõimalusi, et sellest me lähtume, mis see hetke olukord on. Jah, meil sai ju natukene juba puudutatud seda teemat ka, et kinnisvara omamine noorele tundub siuke, et võib-olla nagu lootusetu on ju. Et ma küsiks Roonjalt sinult ka kommentaari, et kas noored näevad kinnisvara ostu üldse siis reaalse eesmärgina või see on ikkagi see lootusetu unistus? Ma arvan, et siuke lühiaja eesmärk see kindlasti ei ole, et kui siis pikaajaline, et selle jaoks, et siis sissemakse jaoks raha koguda, et üldse see laenuvõimekus nagu saavutada, et selle jaoks on vaja ikkagi püsivat töökohta ja see kooli kõrvalt töötamine ei nagu ühesõnaga ei tasu ära niimoodi. Nii et ma arvan, et ja üldse kui noored nagu mõtlevad kinnisvara soetamise peale, siis pigem nad nagu unistavad võib-olla sellest, et endale korter soetada või ridaelamuboks ja sõltub muidugi ka piirkonnast, aga ma arvan, et see unistus, et endale nagu maja omada või midagi sihukest, et see on jah, pigem sihuke unistus, aga ma arvan, et eesmärk on kindlasti noortele, et ikkagi kinnisvara soetada endale, aga et mitte kindlasti siis lühiajaline, vaid pigem sihuke pikaajalisem eesmärk. Kui me nüüd räägime majanduslikust ebavõrdsusest ja puudutame ka neid toetusi, siis noored alustavad oma iseseisvat elu väga erinevalt stardipositsioonidelt. Mõnel on olemas see pere ja tugivõrgustik, kes saab toetada, aga teisel tuleb toime tulla omal käel. Et toetuste ja stipendiumite roll ju võiks olla see tasakaalustav faktor, aga sageli need ei kata ju tegelikult isegi elementaarseid kulusid. Et kui ühiskond nagu soovib, et noored keskenduksid oma arengule ja haridusele, siis peaks see ka ju looma tingimused, mis seda tegelikult võimaldaks. Eva-Maria, kuidas mõjutab majanduslik ebavõrdsus noorte võimalusi iseseisvaks eluks valmistuda ja milliseid oskusi või teadmisi noortel tihti puudub, et toime tulla rahaliste väljakutsetega? Mulle väga meeldib see küsimus, sest kogu minu elumissioon ja töö on nagu selle küsimuse ümber, eks ju, sõnastatud ja selle ümber keerleb, et kuidas me saaksime noori valmistada paremini eluks, selliseks eluks ette, mis tuleb peale kooli, ehk siis iseseisvaks eluks. Ja mida rohkem ma käin koolides ringi, ma olen käinud väga erinevates koolides ja sotsiaalse taustaga noortega suhelnud ja ka vene emakeelega noortega, siis üks läbiv joon, ma ütleksin, iseseisva elu alustamise puhul on ikkagi, me jõuame sinna raha juurde tagasi.
ja kui me räägime sellest rahast, mis sul on vaja, et iseseisvat elu alustada, siis asi ei ole isegi mitte võib-olla nii väga selles numbris või selles mingisuguses numbris pangakontol, vaid pigem selles hirmus, et kas ma panen oma raha õigesse kohta. Sest et noorena sa ju väga tahad nii-öelda pesast välja lennata, sa väga tahad ise oma otsuseid vastu võtta, oma tuba, oma luba, nagu öeldakse, eks ju. Aga lisaks sellele väga suurele soovile on noortel ikkagi väga suur hirm ja kahtlus iseenese valikute tegemise osas. Ja sotsiaalsest ebavõrdsusest rääkides loomulikult see on väga suur probleem, sellepärast et kui sa elad ma ei tea, kesklinnas, su vanematel on Eesti keskmisest kõrgem sissetulek ja nad saavad sind igat moodi toetada, siis sul on hoopis teistsugune ka vaade elule ja iseseisvale elule, kui on sellel noorel, kes tuleb maapiirkonnast, võib-olla tal on üks vanem, kes teda ülal peab, on ju, et nad saavad isegi sellest mõistest iseseisev elu väga erinevalt aru. Triinu, milliseid toetusi ja võimalusi üldse pakutakse ühele noorele tööturul ja kas need toetused on siis sisuliselt piisavad või need on pigem siuksed sümboolsed? No ma pigem ütlen, et need on sisulised, need ei ole pelgalt sümboolsed toetused, need toetusi on päris mitmeid ja meetmeid, mida kas või Töötukassa noortele pakub, neid on väga erinevaid. Iseasi on see, kuivõrd teadlikud on noored nendest, kuivõrd nad oskavad neid ära kasutada tööotsingutel ja kui palju teavad nendest meetmetest ka tööandjad, sest väga paljud meetmed on meil ja teenused suunatud ka just tööandjatele, kes samuti võiksid võtta selle initsiatiivi ja võtta noort tööle ja neid rohkem teada. Et näiteks üks on minu esimene töökoht, mida me pakume just noortele enda esimese töökogemuse saamiseks ja just sellise võib-olla ka nagu pikaajalisema või stabiilsema töö saamiseks. Ja see on siis suunatud tööandjatele, kes siis peaksid seda taotlema ja see katab noorte esimese tööaasta palgakuludest kuni 50%. Ja neid meetmed on muidugi veel teisigi, kas või karjääriteenused, individuaalsed karjäärinõustamised, grupinõustamised, karjäärinfo vahendamine, neid teenuseid, mida Töötukassa kas või ka pakub, on väga erinevaid. Aga lihtsalt asi on jah sellest teadlikkusest, et kui paljud noored teavad seda ja kui ei tea ja soov on rohkem teada saada, siis kas Töötukassa lehel, meie infotelefoni, karjäärinõustamisele tulles, et kõik võimalused on olemas. Roonja, sinu poole pöördudes nüüd siis, kuidas tajuvad noored seda ühiskondlikku ja poliitilist tuge, et kas see on piisav või kuidas mõjutavad seda siis õppelaenude ja stipendiumite võimalused? Ma arvan, et noored pigem tunnevad, et see ühiskondlik ja poliitiline tugi ei ole piisav, sest et näiteks kui nende vanemad ei toetagi nende õpinguid, et siis nad loodavad selle toetuste süsteemi peal, aga tegelikult see toetuste süsteem on ikka praegu pigem poolik, et kõige suurem summa, mida sa saad siis kätte saada, on 440 eurot ja seda saavad pigem vähesed. Ja selle eest, kui näiteks ütleme, et su kõige odavam ühike koht on umbes ligikaudu 100 eurot ja sa ei pruugi seda ühike kohta ka saada, et see raha, mis sulle kätte jääb, on tegelikult väga-väga väike ja arvestades siis elukallidust, see on nagu tegelikult absurdne summa. Ja enamasti üldse noored saavad seda 150 eurot, mis on see kõige väiksem, et see sõltub su vanemate sissetulekust. Ja tegelikult seal eeldatakse ka seda, et su vanemad ikkagi toetavad sind selle palgasumma eest, mida seal siis nagu märgitakse, aga see tegelikult kuidagi ei ole nagu tõestatav, et sa päriselt selle summa nagu kätte saad. Ja lisaks on tegelikult seal see probleem ka, et kelleni see üldse jõuab, et näiteks kui sinu vanemad on ettevõtjad, siis nad võtavad oma palga mõnikord välja dividendidena ja mis tähendab seda, et tegelikult see tudeng, kelle vanemad teenivad piisavalt raha, toetavad teda, saavad ikkagi seda toetust ja need siis võib-olla, kelle vanemad ei toeta neid, et need ei saa seda nagu toetust kätte. Ja mis puudutab õppelaene, siis me oleme väga rõõmsad, et õppelaenu summa kahekordistus, et see on väga tore ja me loodame, et kõik need tingimused ja summa siis käib elukallidusega siis kaasas. Ja mis puudutab stipendiume, siis stipendiumid ei tohiks kunagi olla see, mis määrab ära õpilase kuidagi toimetuleku, et see stipendium on ikkagi mõeldud selle jaoks, et õpilast motiveerida.
ja neid ei tohi kuidagi käsitleda sellena, et see on nagu sissetulek tudengile, et see on ikkagi selle jaoks, et tema nagu õpinguid ja huvisid toetada, et mitte tema siis majanduslikku seisu kuidagi parandada, et see ei tohiks olla see. Mõeldes pikema perspektiivi peale, siis hiljutine statistika näitab, et Eesti on Euroopa Liidus noorte töötuse poolest esikohal. Euroopa keskmine on siis 14,7% ja juuni 2025 andmetel on Eestis tööta siis koguni 25,4% noortest. Teisel kohal on Rumeenia 24,8% ja kolmandal kohal Hispaania 24%. Aga nendes riikides on noorte tööpuudus juba traditsiooniliselt olnud väga kõrge. Siit kohalt ka küsimus Triinule, et kas meie tööturg siis üldse pakub noortele piisavalt paindlikke ja alustajatele sobivaid töökohti, et kui noor isegi tööle ei saa, siis kas põhjuseks on pigem see vähene kogemus või siis tööandjate hoiakud? Noored tõesti otsivad neid töökohti, kus on võimalikult palju paindlikkust, et eriti need noored, kes ka õpivad samal ajal. Nii et see paindlikkus on tihtipeale tõesti isegi olulisem kui näiteks palganumber noorte jaoks. Kui vaadata, milliseid töid pakutakse noortele, siis kindlasti on rohkem selliseid hooajatöid, et kui me räägime praegusest suvisest perioodist, siis suvel leiavad noored tööd kergemini kui teistel aastaaegadel. No, noortel, kuna neil ei ole väga palju kogemust, siis enamasti nad teevadki selliseid lihttöid, aga see konkurents nendele lihttöödele on paraku päris suur. Eriti võib-olla maapiirkondades, kus neid töökohti on niikuinii vähe pakkuda ja noorte valikud on tunduvalt väiksemad. Et eks ikka noored teevad selliseid traditsioonilisi töid laos, klienditeeninduses, komplekteerijad ja nii edasi. Aga mis see põhjus siis on, et miks nad võib-olla ei leia niivõrd lihtsalt tööd? Et üks asi tõesti võib olla see kogemuse puudumine, et noortel ei pruugi olla piisavalt palju kogemust ja noored võib-olla ei oska ka selliseid varasemaid töid ja tegemisi ka kogemustena võib-olla niimoodi tööandjale piisavalt nagu presenteerida või välja tuua oma kandideerimisdokumentides. See võib olla üks põhjus, aga kindlasti ka tööandjad, nendel on mugavam võtta tööle inimene, kellel on juba töökogemus 1-2 aastat, nii nagu töökuulutustesse tihtipeale kirja pannakse. Ja ka tööandjate sellised hoiakud võivad tõesti siin noorte tööle saamist samuti mõjutada, et kui tööandjal on juba võib-olla kehv kogemus varasemast noore tööle võtmisel, siis on tööandjadki ise välja toonud, et noored ei pruugi olla niivõrd usaldusväärsed, ei pruugi olla niivõrd motiveeritud, kui on vanemad töötajad. Et neid probleeme ja põhjuseid on kindlasti erinevaid, miks see noorte töötuse protsent niivõrd kõrge on, nagu ta praegu hetkel tõesti on. Aga kuidas siis teha enda CV atraktiivsemaks, kui mul ei ole võib-olla nagu nii palju töökogemust? No mina olen noortele alati soovitanud tuua välja ka näiteks mitteametlik töötamine, et noored tihti ei julge seda oma kandideerimisdokumentides välja tuua, aga see on ka sinu töökogemus, too see julgelt välja malevates töötamine, ka see, kui sa käid maal vanema juures muru niitmas ja puid ladumas või naabrinaise last hoidmas, ka see on sinu töökogemus. Et ka see arendab sinu selliseid üldoskusi ja kohusetunnet, iseseisvust, koostööd ja nii edasi. Et need on kõik need oskused, mida on jällegi võimalik oma kandideerimisdokumentidesse märkida. Samuti tööpraktika, vabatahtlik töö, et väga paljud noored ei tule võib-olla selle pealegi, et vabatahtlik töö on ju ka töö, mida saab enda dokumentidesse kirja panna. Kui mõelda järgmise 10 peale, siis milliseid eluks vajalikke oskusi peaks üldse Eesti haridussüsteem õpetama, et noored oleksid paremini ettevalmistatud? Ma siinkohal siis vaatan Eva-Mariale otsa. Ja no esiteks on väga raske ette ennustada, kuhu meie maailm 10 järgmise aastaga areneb. Me näeme viimase 1,5 aastaga, et väga suur areng on olnud ikkagi tehisintellekt. Esimene asi, mis mina alati noortele ütlen, et kui te tahate kindlustada oma edukat karjääri ja kinnitada kanda tööturul, siis
kogu oma vaba ajaga, mis te praegu, kus iganes veedate, mida teete, palun pange see selle peale, et te õpite ära, kuidas panna AI enda kasuks tööle, kuidas efektiivsemalt teha tööülesandeid, mis sulle antakse. See muidugi ei tähenda, et sa pead seda nii-öelda halvasti ära kasutama, kas õppimise jaoks või muudel eesmärkidel, aga sul peaks olema väga-väga hea arusaam sellest, mida AI saab sulle pakkuda ja tööandjatega rääkides ja ise ka noortele tööandja olles, ma tean seda, et kui sul on väga tugev oskus tehisintellekti kasutada, siis ma võtan su ilmselt 80% suurema tõenäosusega tööle kui mõne teise, kellel seda võib-olla CV-s kirjas ei olnud, sest et mõtle, kui palju rohkem sa saad selle sama ajaga tehtud, võrreldes selle teise noorega, kes AI-d kasutada ei oska. Seega minu arvates see on väga-väga oluline samm ja hea meel on, et riik on algatanud ka digihüppeprogrammi, eks ju, mis seda oskust väga otseselt ka arendab. Ja teisest natuke laiemast küljest ma ikkagi loodan, et me varsti jõuame ühiskonnana ka sellele arusaamale, et meie haridussüsteem ja õppekavad ongi aegunud ja me peamegi väga-väga otseselt vaatama sellele otsa ja mõtlema, kas see, mida meie noored praegu koolis õpivad, kas see on relevantne 5 aasta pärast või kas see aitab neil leida vastuseid 10 aasta pärast. Sest et praegu ei ole enam oluline see, et ma õpetan talle faktid selgeks, vaid oluline see, et ta oskab fakte otsida ja kontrollida. Ja see oskus jääb alati meiega. Ükskõik missugused otsingusüsteemid või tehisintellekti vormid meile maailma lisanduvad. Kui sa käid koolis neid koolitusi tegemas, siis mis need küsimused on, mida kõige rohkem noored küsivad? Kusjuures minule üllatuseks noored väga palju tahavad teada maksusüsteemist, sest et nad ei mõista seda, see on natuke keeruline, ilmselgelt seda võib-olla koolis ei õpetata sellises noortepärases keeles ja võtmes, aga meie mängimegi väga otseselt läbi selle brutopalga, netopalga maksud, tööandjamaksud, ettevõtluse plussid, miinused ja nii edasi ja see väga huvitab neid, et kuidas nad saavad mitte küll kuskilt väga suuresti vahele jääda ja makse nii-öelda ära kasutada või maksmata jätta, aga kuidas nad saavad enda rahakotile sõbralikult võib-olla teha otsuseid, mis päriselt neid aitavad. Roonja, milliseid samme peaksid riik ja omavalitsused astuma, et toetada tudengeid ja noori senisest paremini iseseisvumisel ja millised on need ootused või vajadused, mis kõige sagedamini esile tulevad? No ma arvan, et noored peale lõpetamist peaksid kindlasti tundma seda, et see, mida nad õppisid, on vajalik tööturul, et see on üks väga oluline asi. Sest ka see, et kui noor läheb avalikku sektorisse näiteks praktikale, et siis ta peaks selle eest ikkagi mingisugust tasu saama. Et lihtsalt kui me eeldame, et inimesed tahavad tulla avalikku sektorisse tööle, siis seal on juba eelnevalt see, et peaks olema mingisugune kogemus, aga siis need noored, kes siis pigem selle jaoks lähevad erasektorisse tööle, kuna neil on vaja ka raha teenida, et siis nad jäävad sellest kogemusest tegelikult ilma ja kahjuks jäävad ilma ka väga siis püüdlikud ja toredad inimesed, kes nagu tegelikult saaksid seal avalikus sektoris väga palju ära teha. Et see on jah väga kurb, et ja lisaks ka see, et kuna enamasti need asutused on siis Tallinnas ja need inimesed, kes elavad kuskil mujal, peavad selleks samaks ajaks veel leidma ka endale elamise ja ühesõnaga, et ma arvan, et noor peaks tundma lihtsalt seda, et tema panust nagu oodatakse ja et see, mida ta on õppinud, on päriselt kasulik, vajalik ja teda ka tunnustatakse ja premeeritakse selle eest. Et ma arvan, et see on üks oluline asi ja muidugi siis ka lisaks sellele selle juurpõhjuseks on siis kindlasti ka siis toetussüsteemid. Ma lisaks siia, kui tohib, et me võiksime ka tööandjatena ja avaliku sektori töötajatena normaliseerida seda, et meiega sama laua taga istub meist 20 aastat noorem inimene, kellel tegelikult võivad olla väga uuenduslikud innovaatilised vaated ja kes võib olla mõnes aspektis palju targem kui see 20 aastat vanem. Ja ma hästi palju nagu ise põrkun selle vastu oma töös, et need inimesed, kes on minust vanemad, neil on mingi eelarvamus, neil on mingi stigma, nad kohe sildistavad mind või kuidagi alahindavad minu väärtust või teadmiste pagasit. Ja siit üleskutse tegelikult nii noortele kui ka siis vanematele tööandjatele, et inimese väärtus töökohas või tööturul ei sõltu kindlasti mitte vanusest ja tavaliselt isegi mitte ka haridusest,
vahet pole, mis kraad sul on, sul võib olla väga-väga suur ekspertiis mingil kindlal alal ja eriti Z-generatsiooni puhul, mis tõstab nende väga suurt väärtust, on see, et kui neil on mingi teema, mille osas nad on väga-väga kirglikud, ma ei tea, kliima või haridussüsteem, poliitika, siis nad suudavad sellel teemal teha ekstra palju rohkem tööd kui mõni ametnik. Kas see stigma ongi siis suuresti ikkagi sellega seotud, et noor, vähe kogemust järelikult ei oska või seal on veel midagi? Jaa, eks seal ongi selline, ikkagi inimesse natuke kodeeritud, ma ei tea, autoriteetsus, et kui ma olen vanem, siis ma olen targem. Ja tegelikult meil on ju koolisüsteemis sama, et õpetaja on jumal, õpetaja teab kõike, õpetaja on kõige targem klassiruumis. Et eks see nagu sealt tuleb, aga ma sinna praegu ei lähe. Aga kahjuks on jah niimoodi, et kuigi laua taga võivad olla nii noored kui vanad koos, siis tavaliselt ikkagi jääb selle sõna peale, kellel on rohkem eluaastaid või tööaastaid. Kui me mõtleme 5-10 aastat ette, siis milline võiks olla see selline toetav ühiskond, kus noor inimene saab enesekindlalt ise seisuda? Mis need faktorid peaks olema, mis oleks täidetud? Nii hea küsimus, et mõelda korraks. Ma arvan, et üks oluline osa on ikkagi, või märksõna ongi koostöö. Et kui meil ongi laua taga erinevad generatsioonid, rahvused, religioonid, siis me oleme seal ühe eesmärgi pärast, me teeme koostööd. Mitte me ei pane mingisuguseid leveleid paika vanuse või millegi muu järgi. Ja sa küsisid ühiskonna kohta, jah? Ja mitte nii väga töö valdkonnas, aga mina väga-väga loodan ja teen tööd ja unistan sellest, et ühel päeval ikkagi me oleme niivõrd teadlikud sellest, missuguses maailmas me elame ja aktsepteerime seda, et see on muutuv ja valmistame noored selleks muutuvaks maailmaks ette juba formaalhariduses. Triinu, mis sina arvad? Ma just mõtlesin ka haridussüsteemi seisukohalt, et milline ta võiks 5 või 10 aasta pärast välja näha. Minu enda poeg alustab septembris kooliteed ja minu unistus on küll, et kõik need noored, kes on täna koolis või alustavad kooliteed, et nad leiaksid üles enda tugevused, et nad on sama entusiastlikud ja motiveeritud koolis käima ka 5-10 aasta pärast. Et see kooli ja haridussüsteem oleks piisavalt paindlik ja igaüks just leiaks üles ja arendaks enda tugevusi, enda andeid, et see oleks ka kõigile kättesaadav, mitte ainult suurte linnade lastele, vaid tõesti ka kõige väiksema maapiirkonna lastele, et kõik see huviharidus, võimalused oleksid kõigile võrdsed. Ronja? Jah, minu arust Eeva ja Triinu ütlesid juba kõik väga hästi ära, aga võib-olla siis kuidas seda kokku võtta ongi lihtsalt, et mitmekesine ja toetav ühiskond, et kus siis kõigil on tunne, et nad on väärtustatud, nad julgevad jagada enda muresid ja rõõme ja nad leiavadki siis enda selle tee ja kutsumuse ja selle eest siis ka neid siis tuuakse esile ja oodatakse ja et see podcast kokku võtta siis lõpuringiks, ma küsin teilt, et milline oleks see üks praktiline nõuanne, mida te annaksite noorele, kes tunneb ebakindlust tuleviku ees? Ma tahtsin seda juba enne öelda, aga ma hoidsin suu kinni, aga väga tore, et sa küsisid. Minu nõuanne kõigile noortele on see, et sa ei saagi osata kõike 100% enne, kui sa alustad. Kui sa tööle kandideerid või kooli lähed, siis sul ei tohiks mitte kunagi olla seda tunnet, et ma tean, et sinna ma saan, see on täiesti kindel, et sinna ma kandideerin. Ja see hirm, mis sul on sinna kandideerimisel või sinna õppima asumisel peabki olema, see peabki seal olema, sest et muidu sa ei arene. Kui sa oma mugavustsoonist kõike teed, siis sa lihtsalt oma arengus ka püsid paigal. Ja kui seda teistmoodi sõnastada, siis et noored teeksid rohkem natuke hirmutavaid ja julgeid otsuseid, astudes enda mugavustsoonist välja. Väga hästi öeldud. Mina ka karjäärinustena alati soovitan natukene oma mugavustsoonist välja tuua ja teha erinevaid asju, katsetada, proovida.
aga võib-olla ka selline ebakindla noore puhul ma soovitaksin ka rääkida, et ära hoia seda ebakindlust ja mõtteid endale, vaid leia selline hea toetav inimene, kes sind ära kuulab ja kes võib-olla püüab koos sinuga ka neid lahendusi siis leida sellele ebakindlusele. Ja täiesti see inimene võib olla ka karjäärinõustaja, et me Töötukassas ju teeme tasuta karjäärinõustamist kõikidele inimestele, olgu ta siis noor, täiskasvanud, töötu, töötav, et tegelikult kõik saavad meid tasuta karjäärinõustamist. Ja kui inimene ise ei pruugigi kõiki neid süsteeme ja teenuseid ja võimalusi teada, siis meie saame tutvustada ja rääkida ja need lahendused leida. Ma arvan, et ma lisaksin veel seda, et see noorusaeg on kuidagi täpselt siuke, et kus kõik võrdlevad üksteist omavahel, et osad meist, ma ei tea, käivad juba tööl, teevad karjääri, mõni sai meist laheda praktikakoha, siis kes, ma ei tea, vahetab juba 3. korda eriala või siis ühesõnaga, et hästi palju nagu siukseid erinevaid asju tehakse kuidagi sellel ajal ja siis alatihti juhtub see, et sa hakkad ennast nagu teistega võrdlema ja sa jätad kuidagi märkamata selle, et kui palju sa nagu ise juba tegelikult saavutanud oled. Ja ma ise enda erialal tunnen ka, et tegelikult see on nii äge, kuidas alguses me keegi ei teadnud, mis meie nagu, ma ei tea, kuidagi eesmärk on või mida me täpselt teha tahame, aga nüüd, kus me siis kohe alustame 3. aastat, et on juba näha, kuidas inimesed on nagu leidnud enda selle nagu kutsumuse ja vaikselt töötavad selle nimel, et see on hästi-hästi äge. Et ma arvan, et noortel ongi hea soovitus see, et ärge võrrelge ennast nii palju teistega, et vahel võtke lihtsalt aeg maha ja vaadake, et kui palju te nagu ise saavutanud tegelikult olete ja kas või need kõige pisemad asjad on ka tegelikult suure väärtusega, võivad tulevikus väga palju nagu kasuks tulla. Et ma arvan, et see on kindlasti üks soovitus. Ma arvan, et need olid väga ilusad lõpusõnad. Aitäh teile, Eva-Maria, aitäh Triinu, aitäh Ronja. Mina võtan sellest vestlusest nii mõndagi endaga kaasa. Ja aitäh ka kuulajatele, et olete selle teekonna kaasa teinud ja see oli Tule räägime päriselt podcasti sarja viimane episood. On olnud rõõm teiega nii olulisi teemasid jagada ja kes teab, äkki kohtume veel. Seniks, tšau!